Kui sa ei ole nüüd saanud kuulata neid õpetusi just vaimuandidest, siis ma soovitan sul neid tagantjärgi kuulata. See on kindlasti kasulik ja väga vajalik materjal meile kõigile. Ja eelmine kord ma tegelesin 2 anniga, või tegelikult üldises plaanis siis on jutt väeandidest ja hakkasin peale siis kõigepealt rääkides usuannist. Ja teine and oli siis imetegude või vahest on siis kasutatud ka sõna vägevate tegude and. Ja täna ma hakkan tegelema üks anniga nagu tervendamiste anded. Kas sobib siuke and? Ma usun, et sobib. Kui sa vaatad nüüd, vaatame 1. Korintlastele 12:1. Ütleb, mis puutub vaimuannetesse, vennad. Ei taha ma teid jätta teadmatusse. Te teate, et alles paganad olles te käisite keeletute ebajumalate juures nõnda nagu veid veeti. Sellepärast ma teen teile teatavaks, et ükski, kes räägib Jumala vaimus, ei ütle neetud on Jeesus. Ja ükski ei või öelda, Jeesus on issand, kui vaid pühas vaimus. Armuanded on küll mitmesugused, aga vaim on sama. Ja ametid on mitmesugused, aga issand on sama. Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõikide sees. Aga igaühele antakse vaimu ilmutus või siis vahest kasutatakse välja vaimuand, aga see tegelikult räägib just sellest samast vaimuavaldusest või vaimuväe tegevusest nii-öelda vaimuilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna, sama vaimu kaudu, teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus, teisele vägevaid tegusid, teisele prohvetlikku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist, ent kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eriti nõnda, nagu tema tahab. Siis kui sa märkad siin, siis on juttu nendest samadest vaimuandidest. Ja üks nendest andidest siin siis on, kohe vaatame, kuidas meil ta siis ilusti eesti keeles on öeldud, andeid terveks teha, on siis see fraas, andeid terveks teha. Või siis algtekstis tegelikult me võime selle fraasi tõlkida ka veel sellisel kombel, ehk siis tervendamiste anded. Nüüd, miks need 2 sõna on mul selles mitmuses? Selles ongi see asja iva, et see and on üks üsna huvitav and, mis on tegelikult väga mitmekülgne ja mitmelaadiline. Esiteks ta räägib tervendamistest ja siis ta räägib veel annetest. Ja sageli me võime üsna selgelt viidata, et ta räägib erinevat laadi haiguste tervendamisest kõigepealt. See, et Jumala vaim võib usaldada regulaarselt inimeste käsutusse või siis tulla ka esile mingisuguse konkreetse haiguse tervendamiseks. Me oleme näinud oma koguduses päris palju seda, kuidas Jumal on kasvatanud käsi ja jalgu ja selle tõttu siis kõikvõimalikud liigesevalud, seljavalud on kadunud. Ja see on nagu, siis võimegi öelda, tervendamiste anne, üks annetest, mis on just spetsiifiliselt olnud seda tüüpi haiguste jaoks. Nii, siis teine ala on tegelikult selle juures tervendamiste anded, et neid andeid on erinevaid, need on need erinevad viisid ja meetodid, kuidas seda tervenemist teenitakse. Natukene vilksamisi vaatame neid asju ka täna. Nii et sõngleja pärast ongi need 2 sõna mitmuses. Tervendamiste anded. Nii et siis, kui ennem meil oli lihtsalt usuannist juttu, aga siin me räägime mitmusest tervendamiste anded. Kui keegi ütleb, et meil on 9 vaimuandi, siis tegelikult meil on raske isegi lugeda täpselt üles, kui palju neid erinevaid tervendamiste andeid võiks veel olla. Nii et see on üks niisugune eraldi ala, kus nii-öelda siis ütle, et sul on üks olulisem kõne käimas praegu. Nii. Ja lähme siin mõningate lugude juurde siis konkreetselt, kus siis me näeme sellist andi või andeid tegutsemas. Tegelikult vaatame natukene korra vilksamisi veel ühte asja. 1. Korintlastele 12:28. Ütleb niimoodi.
ja Jumal on seadnud koguduses mõned esiteks apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaks, siis ta on andnud imetegusid, siis andeid terveks teha, abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli. Nüüd, kui sa vaatad seda nimekirja, siis jutt on siin tegelikult veel lisaks sellele, kui ma ennem rääkisin, lihtsalt andidest, vaimuandidest kui sellistest, on jutt siis ka erinevatest ametitest. Ta räägib siin siis apostlitest, prohvetitest, õpetajatest ja siis ta ütleb, on andnud imetegusid. See tähendab inimesi, kelle kaudu toimuvad imeteod. Eelmine kord ma rääkisin sellest, kuidas meil on nii vanas, tegelikult isegi rohkem on vanas testamendis näha, aga tegelikult otsaga ka uues testamendis erinevat laadi imetegusid. Ja ta räägib, et Jumal on pannud kogudusse ametisse inimesi, kelle kaudu toimuvad imeteod. Üks näide meil on uues testamendis, kus Jeesus tegi vee veiniks. Mõni mõtleb, et see oleks päris hea äri ju äkki. Et keegi on ametis ja pidevalt see ainult tema kaudu toimib ja siis võid kohe korraldada ühe businessi selle kaudu. Nüüd, see võib olla must huumor selle koha pealt, aga saame aru, need annid toimuvad alati selle jaoks, et tõmmata inimeste tähelepanu Jumalale. Ma usun, et businessi jaoks see mitte ei töötaks. Kui me nagu öeldakse, selle keeraksime businessiks, siis see läheks väga kahtlaseks oma olemuselt, sest et me ei saa Jumala antud asju rahaks teha. Mitte seda, et me ei tohiks Jumala koguduses, ma ei tea, näiteks raamatuid müüa, aga me ei saa seda, mis Jumal on andnud, sellest raha tegema hakata. Eriti ka vaimuandide puhul või ka tervenemise puhul näiteks me ei saa inimesi sedasi tervendada, nagu näiteks mõned posijad teevad, et nagu minu seansile saab, ma ei tea, mis iganes see number võiks olla, oletame näiteks 25 eurot ja siis inimene maksab selle 25 ja siis ta võetakse sellele nii-öelda seansile ja siis ta hakatakse teda sassi keerama, ma ütleksin selle kohta tegelikult väga tõsiselt. Nüüd me ei saa sellisel viisil teha. Tule Jumala kogudusse, viskad meile 25, kas me teeme sind terveks. Nüüd vahest isegi inimesed tahavad pärast seda, kui nad on saanud Jumala käest ime, anda võib-olla sulle midagi. Kui see on otseselt selle asja eest, siis seda ei ole korrektne vastu võtta. Ta võib Jumala kogudusse anda, kui tal on südames anda Jumalale. Amen, Jumala riigi töösse, aga me ei saa seda nagu võtta kui selle asja eest vastu. Meil on väga palju viimasel ajal võib-olla inimeste juures kodus teenimas käinud, aga mul tuleb üks situatsioon meelde, kus inimesed on sellist asja, nagu öeldakse, ma olen need eest palunud ja Jumal võib-olla on neid õnnistanud, võib-olla isegi otseselt nad ei ole kohe terveks saanud, aga siis nemad on tahtnud mulle raha selle eest anda, ma olen öelnud, et see ei tööta. Niimoodi ei saa teha. No, sa oled ju vaeva näinud ja tulnud siia kohale, ma ei saa selle tervenemise eest raha võtta. Amen. Sest Jeesus on selle mulle tasuta andnud, ta on sulle ka selle tasuta andnud ja mina ei saa selle pealt nii-öelda vahekasu teha. Miks pärast? Sest me näeme, meil on Piiblis vähemalt üks näide, kus, ma neid nimesid üldse segamini mis see teeb? Eeli, aga kas see mees oli, kelle see nii-öelda pidaja tõi? Naaman oli see, kes terveks sai ju. Ei, aga kes oli see, kes pidaja tõi? Keehas oli see, vot see mees oli see, me taas. See oli Iisa poiss, need on tegelased, on üsna sarnaste nimedega. Iisa nii-öelda abiline Keehasi läks ja võttis selle Naamani käest siis igasugust nii-öelda kulda ja hõbedat ja kõikvõimalikku riideid ja asju ja selle eest, et tema oli terveks saanud just. Ja ta tahtis sellest kasu lõigata enesele. Ja see sama nii-öelda haigus tabas teda ja ta sai pidajatõve. Ja ta mitte lihtsalt pidajatõve, vaid see öeldi lausa, et tema ja tema kogu sugu. See on väga karm tegelikult. Et Jumal on selle koha pealt väga konkreetne, me ei saa teha, nagu öeldakse, Jumala tervenemisest businessit või midagi sellist. Amen. Aga ma jäin korra selle juurde, et me näeme, et on olemas sellised asjad, nagu Jumal on kogudusse andnud imetegusid. Ma ei ole seda väga palju kuulnud, aga Jumal tahab, et sellised asjad saaksid üles õhutatud. Et nagu inimesed ka kogudustes on regulaarselt liikumas imetegude andis. Uues testamendis. Amen. Kus on situatsioonid või olukorrad, meil eelmine kord me vaatasime vee peal kõndimine. Siis oli seal oks pandi vette ja vesi muutus nii-öelda
ta oli alguses kibe ja muutus nii-öelda magusaks ja joodavaks, erinevad sellist tüüpi imetegude annid, mis on, või siis ka nagu võiks öelda nii-öelda loovad imed, kus kalad ja leivad paljunesid, erinevad sellist tüüpi asjad, Jumal tahab selliseid asju teha ja ta tahab, et ka koguduses võiks olla inimesi, kelle kaudu sellist tüüpi asjad toimuvad. Hämmastav on see, et kui me sellele pihta saame, et vaimuandides ei ole üldse raske liikuda. See ei ole midagi utoopilist ja midagi kõrgelennulist. Vahest on inimestel niivõrd naljakas asi kujunenud isegi seoses profeteeringuga. Et kui keegi profeteerib, siis see on midagi niisugust eriliselt maagilist ja ma ei tea, mis iganes moodi, kui see ka tuleb ja ei tea, siis on väga kuidagi keeruline aru saada ja mis iganes. Üks on see, et sa harjud nende asjadega, kasvad nendes asjades kindlasti, see on selge, aga iva on selles, et see ei ole midagi väga maagilist ja keerulist. Võib-olla esimesi kordi, kui sa nendes liigud, see on võib-olla sinu jaoks uudne, aga hiljem, kui sa nii-öelda õpid koos Jumalaga käima, see muutub väga loomulikuks ja mitte halvas mõttes tavaliseks, aga Jumal tahab, et see võiks olla koguduses. Sest ta on pannud, ta tahab, et koguduses võiks olla inimesed siis, kelle kaudu toimuvad imeteod. Ja ta räägib ametitest lausa selles suhtes. Ma olen siis 1. Korintestele 12 ja 28 salmist edasi. Ja siis ta ütleb, ta on andnud imetegusid ja andeid terveks teha. Siis järelikult Jumal tahab, et koguduses oleks inimesi, kelle kaudu on toimivas erinevad anded, et inimesed võiksid saada terveks ja ta räägib inimesi, kes on sellist tüüpi ametites. Me võime öelda, et meil on näide piiblis, et evangelistid on sellist tüüpi kutsetega väga sageli. Me näeme Filippuse puhul, teda otseselt sel hetkel ei nimetatud kohe evangelistiks, aga tema kaudu toimusid tunnustähed ja imed ja kurjad vaimud aeti välja ja haiged said terveks ja hiljem nimetatakse teda evangelistiks ja me saame aru, et sageli see and sellega käib koos, imed ja tunnustähed ja tervenemised. Aga see kirjakoht ei piira seda sellega. See tähendab seda, et üks inimene, kes on koguduses, kes võiks isegi nimetada ennast lihtsalt abiliseks, ka tema kaudu võivad sellist tüüpi annid tegutseda. Näiteks meil on näide Stefanuse kohta. Stefanuse kohta piibel ütleb väga selgelt, et ta nii-öelda lihtsalt, ta oli abiline, me teame, et ta jagas siis toitu ja tema kaudu toimusid imed ja tunnustähed ja ka tervenemised. Ja meil ei ole piiblis vähemalt öeldud, et oleks jutlustaja ametis olnud või mingis siis niinimetatud viieses teenistuses. See viiene teenistus tähendab siis seda rida, kus on siis apostel, prohvet, pastor, evangelist ja õpetaja. Seda nimetatakse viieseks teenistuseks sageli. Ja ta ei olnud sellest reast, meil vähemalt ei ole piiblis öeldud seda. Me näeme küll teda ühe korra jutlustamas ennem seda, kui surnuks visatakse kividega, aga siiski meil ei ole öeldud, et oleks selles ametis olnud. Ja tema kaudu toimusid tervenemise tunnustähed. Jumal tahab, et ka koguduses inimeste kaudu toimuksid tervenemise tunnustähed. Sageli see võti selle alguse juures on just see sama, et sa oled kuskil abistamas. Vahest mõned inimesed tahavad, et ma tahaksin seda koguduses teha, ma tahaksin seda ülesannet täita, ma tahaksin seda. Pastor, kas annaksid mulle võimaluse selles ametis teenida, seda tööd teha või seda ala rääkida või mis iganes. Me alustame kõik mingil kombel abilistena. Mõtled, sul on seda hea rääkida, kas sina alustasid abilisena? Tegelikult päriselt ikkagi alustasin. Küll see periood võib-olla see, kus ma tulin kogudusse ja kus mind pandi päris pastori ametisse, oli väga lühike. Osalt võib-olla lihtsalt praktilistel põhjustel, et nagu öeldakse, ei olnud kedagi teist pastoriks võtta, oli vaja keegi panna. See kõlab võib-olla natukene nahaalsena, aga tol hetkel koguduses oli lihtsalt see situatsioon, aga ma usun, et see siiski oli Jumala töö, Jumala plaan sel hetkel. Hoolimata sellest, et see sai kiiresti ja väga suhteliselt lühikese aja jooksul, kui 91 tulin kogudusse, 92 olin ma juba lõpus, siis olin pastor, see on suhteliselt lühike aeg tegelikult. Ja päästetul olin saanud 89 lõpus, et see on ikkagi, see ei ole tavaline, sellepärast, et nii-öelda ikkagi inimesed, kes vaimulikult saavad olulise ülesande, ma usun, et see on hea, kui nad saavad kasvada ja Jumal saab neiga tööd teha aastaid, aga see oli ka aasta, kus nagu öeldakse, oli väga palju noori pastoreid ja ka noori ja nii-öelda rohelesi pastoreid, sest et oli väga palju uusi kogudusi ja ka ütleme, inimesi oli vaja lihtsalt teenida ja siis Jumal andis armu selles ajastus. Sest samas, kui sa vaatad näiteks Uue Testamendi peale, siis ka
ka nii-öelda see niinimetatud Jeruusalemmas sündinud kogudus siis või vahest nimetatakse seda siis algkoguduseks või vahest mõned nimetavad ka Jeruusalemma koguduseks, siis see kogudus ei ole meile päris üks-ühele 100% eeskuju, sest et ta oli tolles ajastus. Sest nad väga paljus nad panid lihtsalt isegi kirjades nad panid lihtsalt kogudustele ülevaatajad ja hiljem nendest siis kas said pastorid või nende asemel pandi siis päris pastori kutsega inimesed. Nii et see ei ole tänasel päeval nii, et me peame panema lihtsalt määrama kellegi koguduse ülevaatajaks. Kuigi mõni ütleb, et aga ülevaataja ja pastor vist ongi üks ja sama, tegelikult see päris ei ole. Aga tänasel päeval siis kogudustes ikkagi, ma usun, et peaks olema ikkagi pastorid ja jumal laseb asju sageli, ma usun, inimesi treenida ka kauem. Ma ei saa muidugi öelda, et erandeid ei või olla, aga üldreegli ikkagi see on nii. Ja jumal tahab, et koguduses võiks olla inimesi, siis kelle kaudu on tervendamiste anded tegutsemas. Ja see, kui ta räägib ametist, siis on, ameti puhul on just see, et mingisugune and või mingisugune varustus, mis on Jumal talle andnud, see toimib tema kaudu sageli. Amen. Et see ei pea nii olema, et nagu öeldakse, pastor Jaanus on siin ees, ütleb, et kas kellelgi on täna seljavalud või puusavalud või õlavalud, tulge siia, mõõdame teie käsi ja jalgu. Vaid võib olla keegi teine, kellel Jumal annab hoopis sõna hoopis teises alas ja hoopis teist tüüpi haiguse või probleemi puhul. Ja täpselt samamoodi ta tuleb ja teenib inimesi ja need inimesed saavad plaks ja plaks ja plaks järjest terveks kohe seal maas koha peal. Amen. See on Jumala plaan ja Jumala tahe, et sellisel viisil võiks toimida asjad. Et sellised tervendamiste anded võiksid voolata ja toimida inimeste kaudu koguduses. Sarnast tüüpi inimeste kaudu, nagu oli Stefanos, täis armu ja väge ja kes oli valmis teenima ja olema abiliseks. See, et sa oled täna juba siin koguduses mingil kombel abiliseks, sa oled juba potentsiaalne, et Jumal võib sinu kätte usaldada need samu tervendamiste andeid. Võt sa siin? Kiitus Jumalale. Ma olen rääkinud, see võib-olla kõlab mõne jaoks kõrgelennuliseks, aga inimeste elus võivad voolata ka sellised annid, et tõmmata inimese ratastoolist välja ja tulevad tervetena, hakkavad kõndima. Amen. Sellised annid võivad regulaarselt toimida inimeste kaudu. Jumal ei ole piiratud. See ei ole ainus asi, aga neid on kindlasti teisi asju veel, mis Jumal tahab teha. Amen. Või mingisugust muud laadi haigused, mingid muud laadi probleemid. Kenneth Hagin näiteks on sageli rääkinud oma teenistuses kunagi, temal oli väga kõrge protsent inimesed tervenesid vähist ja kasvajatest. Minu meelest, kas oli kuskil ka mingi ligemale 90%, kes püsivalt jäid vähemalt sinna tervenduskooli kohale käima ja väga palju just sõna õpetamise kaudu oli see tulemused tulid. Ja nad tervenesid sellist tüüpi asjadest, sageli tulid nii-öelda väga viimases faasis nii-öelda isegi sinna kohale tervenduskooli, said õpetatud selle sõnaga ja nad tulid ja said terveks. Ja sageli oli see sükene isegi kas sammuline või sükene nii-öelda, mis vist kestis küll mingi aja, aga sageli Jumal tervendas. Ja see oli ka, võiks öelda, üks and, mis oli tegutsemas tema kaudu. Ja teisi erinevaid Jumala sulased on olnud, näiteks see on siis Tostiin, vaid see on siis see D.L. Osborne, O-tähega, sellepärast mõtlesin just. Tema kaudu väga palju just ka inimesi tervenesid, kes olid siis kas karkudega käimas või sellist tüüpi just ka nii-öelda jalutud ja halvatud ja sellist tüüpi inimesed said terveks. Sageli just ka sellistes ka Aafrika ja India sellistes piirkondades, kes olid ka väga, väga tõsiste sellist tüüpi haigustega seal nii-öelda koosoleku ajal Jumala vaim tabas neid inimesi, ta palus sageli inimesed suuri massipalveid ja Jumala vaim tabas neid inimesi samas koha peal ja sai seal terveks. Nüüd, Jumal tahab sellist tüüpi annid vallandada oma koguduses, ka siin koguduses. Ülesanne on sinul taodelda, igatseda ja olla sõna kuulelik sellele. Kui see iganes õhutus tuleb, mis see teeks halba, minna ja selle inimese eest paluda. Miks mitte võiks äkitselt selles kohas hoopis and tegutsema hakata? Sa mõtled, minu usk ei ole valmis, ma ei tea, kas selle inimese usk ka valmis on, aga see ei olegi see oluline küsimus. Aga Jumala usk võib olla valmis selle asjaks. Ja sina pead lihtsalt kuuletuma ja minema ja tegema seda, mis vaja teha on. Paned inimese peale käed, ta ütled, et ma ei tea, kas ma päris veendunud olen selles, et nüüd ime juhtub ja ma ei tea, kas tema ka on veendunud, aga sellegipoolest tee seda. Sellegipoolest tee seda. Amen. Kiitus Jumala. Niisiis, me näeme, et on olemas sellised ka ametid. Ja ta ütleb, et koguduses Jumal tahab siin, ta ütleb siis ka veel pärast seda, et on abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli, ka sellist tüüpi ametid.
Selle seas oli siis andeid terveks teha. Ja siin ongi siis jällegi sama, toon tähelepanu sellele, see mitmuses see sõna. Andeid, need on mitmeid neid andeid. Siis need võivad olla erinevad viisid, kuidas teenitakse, või siis ka samas erinevat tüüpi haigusi, mille suhtes nii-öelda teenitakse inimesi. Kuidas sa sellele pihta saad? Sageli see on seesama, et sa hakkad nagu koos Jumalaga käima ja uurima neid asju ja mingi asi läheb sinu jaoks kuidagi elama, ma ei oska seda paremini sõnastada. Et kuskil 90. kanti, kui ma olin, enne kui ma isegi pastoriks sain, mu ette sattusid lihtsalt see Charles ja Francis Hunteri ühed tervendusvideod ja kus nemad just õpetasid ka seda, kuidas haigeid teenida ja kuidas neid jalgu ja käsi kasvatada. Nüüd tol ajal, kui ma nägin neid asju esimese korda, ma ei näinud kohe neid asju sündimas. Siis hiljem kuskil 90. keskpaiku, kui sa mäletad sellist naisterahvast nagu Mary Frances Farallo, kes käis siin Tomata piiblikooli kaudu päris mitu korda Eestis ja tema kaudu tegutses ka sarnane and just, kus inimeste jalad kasvasid. Minust kas päris mitmel isegi olid ja jalad kasvasid ja käed kasvasid. Ja hiljem pärast seda, kui ma neid videosid olen vaadanud, see vallandus ka meie koguduses, seesama and. Ja pärast seda see on pidevalt, püsivalt. Seda tuleb lihtsalt üles õhutada ja seda tuleb praktiseerida. Amen. Et see ei ole ainus asi, sageli see ongi sama ja see võib olla ka just see, et sa näed kedagi teist mingil viisil teenimas, mis on piibliga muidugi kooskõlas, kindlasti oleks ka see õige. Aga just, kuidas me hindame neid, kas on piibliga kooskõlas või mitte, enamuse puhul meil ei pruugi olla identset näidet, aga meil siiski peaks olema vähemalt see positiivne vili, et see suunab tähelepanu Jeesusele ja annab nii-öelda siis toob selle ime selle inimesele ja toob nii-öelda siis inimestele lahendused, mis iganes tervenemised, sest on olemas olnud erinevat laadi teenimis just tervenemisega seoses. Mõningaid võib-olla ma puudutan siin ka, aga vahest on võib-olla isegi siuksed, mis mõni ütleb, et nagu see on küll väga veider. Rex Smith Wigglesworth oli sükene mees, kui ta ise oli nii-öelda haige, tal oli siis meelest ära lähevad need asjad just, võib-olla liiga palju vahest inglise keeles kuulad asju, siis tulevad asjad jälle inglise keeles meelde, mis iganes. Tegelikult see ei ole see. See on see, et tulevad ajad, kus on vaja hakata jutlustama inglise keeles, kiitus Jumala. Amen. Kindlasti see tuleb olema. Amen. Aga halleluja, saan täna sind. Halleluja, sul on Autre ene förglödeste är se pro destes ene intrevitö destes se poa. Kui sa astud temale ligi ja igatsed ja taotled ja otsid, et ta võiks sind kasutada andides, et ta võiks sinu kaudu tervendada inimesi, siis Jumal on see, kes sirutab välja oma käe, valab su üle võidmise ja sa näed neid asju toimumas. See, kes igatseb, see, kes taotleb, see saab ka seda nägema. Amen. See, kes igatseb ja taotleb, see saab seda ka nägema. Amen. Kiitus Jumalale. Nii, ja siis see mõte korra pooleli, Smith, teda ennast teeniti, kui tal oli pime sool, nii-öelda oli siis põletik, oli pimesoole põletik, ja temale tuli keegi külla, keegi meesterahvas, kellel oli kaasas, tal oli mingi poisik lausa kaasas või noormees, mis iganes moodi oli siis, ja Jumala vaimust õhutatuna ta lõi talle rusikaga kõhtu täiesti jõust. Ja ta oli minu arust kas plaksti hetkeliselt täiesti terve sellest. Nüüd, see on ilmselgelt eriskummaline, võiks öelda, isegi teenimisviis. Ja pärast ilmselt hakkas päris mitmeid teisi inimesi teenima just sarnasel viisil, kus Jumala vaim üleloomulikult teatud situatsioonist ütles talle, löö selle inimesele kõhtu, just sageli just sellist tüüpi haiguste puhul. Nüüd saame aru, sa pead olema veendunud, et see on Jumala vaim ja ma usun, et selles mõttes see nõuab ka sinu poolt lihtsalt seda tundlikkust Jumalale. Me ei peaks olema nagu kartuses, et nagu öeldakse, ma ei julge sellist asja kunagi teha, sest ma olen ise mitte küll täiesti jõust nii-öelda löönud inimesi, aga siiski niisuguse plätakaga ja Jumala väim on selle taga olnud. Ma ei tea, võib-olla ei olnud seda, nagu öeldakse ingliskeelse sõna kats, kõvemini lüüa, ma usun, et võib-olla Jumala vaim ei oodanud ka seda mult tingimata. Aga just Jumal teenis sellisel viisil just inimesi. Nüüd me ei saa olla, nagu öeldakse, sa küsid, aga kas meil on päris täpselt eeskuju piiblist selliseks teenimisviisiks? Meil ei ole küll täpselt sellist olemas. Aga
me katsume asju läbi ikkagi viljade kaudu. Kui see tõi tervenemise, kui see tõi inimesele ime ja nii-öelda juhtis tähelepanu Jeesusele ja kui selle kaudu anti ka au Jeesusele, kes tervendas, siis meil ei tohiks sellega probleemi olla. Kui see ei lähe, nagu öeldakse, mingisugusele kultuslikule asjale ei juhita sellega tähelepanu või see ei lähe tähelepanu millegile, mis ei ole Jumala sõnas ilmselgelt, siis see asi läheks paigast ära või nii-öelda inimestele või siis sellele nii-öelda tervendele läheb tähelepanu, siis on asi väga kahtlane. Amen? Et meil on vahest ükseid teenimisviise, mis meil ei pruugi täpselt sõna-sõnalt piiblis olla, aga siis me katsume viljade põhjal selle läbi. Nii. Vaatame natukene mõningaid situatsioone. Apostlite 3.1. Apostlite 3.1. Tegemist on siis siin vaimuandide kaudu tervenemisega, mis ei ole nii-öelda inimeste tavalise usu läbi, sest me saame aru, et inimene, me peaksime olema kindlasti eelkõige just Jumala sõna õpetajad ja õpetame usku, õpetame tervenemisest, inimesed võiksid uskuda ja usu läbi terveks saada, aga ma räägin nüüd vaimuandidest, kus Jumal üleloomulikult, suveräänselt tuleb ja lihtsalt tervendab kellegi inimese. Sõltumata isegi selle inimese usust, siiski peaks üks asi olema, mis ma näen tegelikult nende lugude väga puhul, siiski on see soov ja tahtmine vähemalt abi saada. Nad isegi vahest ei tea, kust see abi võiks tulla, nad isegi ei tea, kelle käest see tuleb, aga siiski nad on nii-öelda, tahavad abi saada, tahavad lahendusi saada. Et nagu inimene, kes on nii-öelda teadlikult öelnud, et mind ei huvita, ma ei tahagi, siis Jumal ei lähe tema tahte vastaselt teda tervendama. Ka isegi vaimuanni puhul tegelikult. Apostlite 3.1 ütleb, aga Peetrus ja Johannes läksid pühakotta palvusele, mida peeti 9. tunnil, ja üks mees, kes oli ema ihust alates halvatu, toodi sinna. Ta pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks, ande paluma pühakojas käijalt. Kui see nägi, et Peetrus ja Johannes tahavad minna pühakotta, palus ta neilt andi. Siis Peetrus ühes Johannesega vaatas temale otsa ning ütles, vaata meie poole. Me näeme siis, mida nad tegid tegelikult just seesama, et see mees otsis mingisugust abi. Me otseselt ta isegi ei teadnud, isegi oodata seda, et ta võiks terveks saada. Kas pole nii? Aga siiski ta tahtis mingit abi ja ta oli, nagu öeldakse, ka avatud. Me näeme, et ta siiski, nad võitsid tema tähelepanu. See on ka üks asi. Nüüd me ei näe isegi, et nad otseselt küsisid, kas sa tahad terveks saada. Nad lihtsalt nii-öelda tegid ta terveks. Aga siin on tegemist üleloomuliku anniga, tervendamise anniga, või see on tegelikult ilmselt ka usuga veel seotud. Ja siis ta ütleb siin, vaata meie poole, ja tema jäi teraselt neile otsa vaatama, oodates, et ta neilt midagi saab. Nii et ta lootis siis mingisugust andi, mida iganes raha või ma ei tea, võib-olla toitu või mis iganes seal siis oleks võinud nad anda talle. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse Naatsaretlase nimel tõuse üles ja kõnni. Ja ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles. Ja seda mait said tema jalapöiad ja luupeksed tugevaks. Ja ta kargas üles, seisis ja kõndis ja läks ühes nendega pühakotta sisse, kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. Ja kõik rahvas nägi teda kõndivat ja Jumalat kiitvat. Nüüd, usu puhul, tavalise usu puhul, on see, et kõigepealt inimene kuuleb Jumala sõna. Me teame veritõbise naise lugu Markuse evangeeliumi 5. peatükis on kõige klassikalisem tavalise usu eeskuju näide. Ja see, et on öeldud, et tema oli kuulnud Jeesusest, siis ta hakkas korduvalt ütlema ja mõtlema selle üle, et kui ma haasan Jeesuse kuuest kinni, siis ma saan terveks. Ta rääkis oma usku, ta ehitas oma usku ja läks ja pressis läbi rahva sinna jüngrite ja Jeesuse kuskil lähikonda ja lõpuks haaras Jeesuse kuuest kinni, tegi midagi selleks, väljendas oma usku oma teoga ja võttis oma ime vastu. Isegi Jeesus kuni selle hetkeni, ta oli terveks saanud, ei teadnud temast midagi. Me näeme, kuidas usk sai kasvatatud kuuldud sõna ja suu läbi või suust räägitud sõna läbi. Ta sai terveks. Nüüd selles situatsioonis kõik need elemendid puuduvad. Ja mõni võib öelda, et no aga näe, Jumal siin tegi niimoodi terveks. Ja Jumal teebki terveks ja see ongi tegemist siis vaimuanniga kaudu tervenemisega. Ja siin siis meil vähemalt ei ole viidet sellele otseselt, ta võis kuulda Jeesusest. Me ei tea,
ta võis kuulda, loogiline isegi, tegelikult väga võimalik, et ta võis ka seal Jeesuse ajal isegi sealsamas istuda. Sest et ajaliselt ei ole siin ju nii väga palju mööda läinud isegi, et ta võis olla kuulnud Jeesusest. Aga samas nende nii-öelda omavahelist suhtlemist või seda asja vaadates me ei näe siin suurt ootust ja usku, et terveks saada. Sest usk oleks seda mingil kombel tegudega väljendanud, Pime Bartimeus oli see, kes tuli Jeesuse juurde. Tema lihtsalt istus seal maas ja lootis midagi andi saada. Me näeme, et sellel mehel ei ole eriti palju usku. Tal ei ole ka eriti suurt isegi ootust selles suhtes. Tal on ootus küll, et ta võiks andi saada, aga tervenemise suhtes ta isegi ei oota. Ta isegi ei tea, sa kujuta ette, see inimene seal maas istumas, ta isegi võib-olla ei teagi seda, et mõne hetke pärast on terve. Et vaimuannid ongi midagi sellest väga imelist, et need saab ka kohtade midagi inimest, kes isegi ei tea, et ta saab kohe terveks. Amen. Nüüd aga kust Peetrus teadis, et tema võiks sellisel kombel käituda? Me saame aru, et tal oli, nagu öeldakse, üks plaan. Sest sel hetkel, kui ta läheb sinna tema juurde ja kui ta pöördub tema peale, või nii-öelda pöördub, aga ütleme, nad näevad teda, siis me näeme, et ta teadlikult astub talle ligi. Ja nii-öelda hakkab tema poole nii-öelda pöörduma. Ja siis, kui ta ütleb, et nagu öeldakse, vaata meie poole. Ja siis, kui ta on vaadanud tema poole, siis ta ütleb talle, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesus Kristus on Natsaretlase nimel, tõuse üles ja kõnni. Nüüd ta kuulutas välja Jeesuse nimel midagi, ta ütles tõuse üles ja kõnni. Ja siis järgmine samm, mis ta teeb, ta haaras tema nii-öelda käest kinni ja tõmbas ta üles. Nüüd see on jällegi tegemist vaimuanniga, sest et usu puhul, meil on näiteks näide sellest, kuidas inimesed saavad usu läbi terveks, kus Jeesus ütles näiteks halvatud käega mehele, siruta oma käsi. Ja siis ta ütleb, ja see sirutas ja siis see oli terve otse nagu teine. Me näeme, et seal oli siis usust tegutsemine. Nüüd siin ei ole ka usust tegutsemist isegi, vaid on lihtsalt üles tõmbamine. Tegemist on siis puhtalt vaimuanni kaudu tervenemisega, Jumala vaim lihtsalt andis talle selle südamesse, selle teadmise, et ta peaks sellisel kombel tegutsema. Ja ta läks ja tegutses selle põhjal. Ja mõni küsida, kas see ongi nii lihtne? Hämmastav ongi, et see ongi nii lihtne muuses. See on lihtsalt see sama asi. See tuleb sulle südamesse, võib-olla samasugune situatsioon, võib-olla sarnane situatsioon ja Jumal annab sulle mingisuguse strateegia, mis sa pead tegema, mis moodi pead käituma ja sa tõmbad selle inimese sealt ülesse. Või nüüd, kuidas sa hakkad õpetama, äkki lähevadki ratastoolidest inimesi välja katkuma. Aga kui sa teevadki seda Jumala vaimus, siis seda peakski tegema. Amen. Siis seda peakski tegema, kiitus Jumale. Kiitus Jumale, kas sina suudad ennast näha seda sama asja tegemas? Amen, kiitus Jumale, me peaks nägema. Et meil on usujulgust ja samas ka, et meil on ka julgust selles, et me teame, et Jumala vaim on seda asja taga. Et me ei lähe katsetama. Et me ei lähe proovima, et nagu ei tea, kas ta tuleb nüüd üles või tule üles, kas ma jõuan tõmmata või jõua tõmmata. Peetruse jaoks ei ole üldse küsimus. Ta teadis, et ta tõuseb sealt ülesse. Ja vaata, ta ütleb huvitavalt, on see, et sama, ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles ja seda maid said tema jalapöiad ja luupeksed tugevaks. Me näeme siis, et kui ta tõmbab ta ülesse, siis Jumal teeb seda üleloomulikku ime just selle hetkel. Aga ta pidi siiski ka midagi tegema, ta tõmbas ta üles. See on üks oluline asi, et see and sageli ootab just seda sinupoolset mingisugust tegutsemist, liikumist, vahest siin oli siis see sõna väljaütlemine, et ta ütles midagi välja Jeesuse nimel. Me näeme samas ka Jeesust, ütleme aposttegudes ka just, siin küll oma usu peale puhul, ka ikkagi öeldakse inimesele, tõuse üles. Ja see inimene tõuseb oma usu peale üles, aga samas see on sama just, et me peame olema aktiivsed sageli just ka nende andide tegutsemise puhul. Et see võiks toimida, me midagi teeme, midagi ütleme, mingil kombel nii-öelda haarame inimesest kinni ja tõmbame ta ülesse. Amen. Ja selle kaudu lõpuks ta siis hakkab ju tegelikult tegema seda, mida ennem ei saanud teha. Amen. Ja siis ta ütleb, ja huvitav on see veel, mis edasi vaatad, kui siin 7. salmi alguses või 8. salmi alguses jalapöiad ja luupeksed said tugevaks ja ta kargas üles, seisis ja kõndis ja läks ühes nendega ühe kotta sisse. Kui sa vaatad, ta kirjeldab tema olukorda, ta ütleb, et üks mees, kes oli ema ihust alates halvatu, toodi sinna. Nüüd halvatud inimestele
on omane see, et tavaliselt, kui ta istub seal maas, siis arvatavasti tema nii-öelda alumine kehapool, siis ütleme jalad, ei toiminud. Vahest muidugi ei ole välistatud seda, et osaliselt ei toiminud, aga enamasti sageli on see, et nagu enamasti ei toimi üldse. Nüüd me ei tea täpselt tema meditsiinilist diagnoosi, mis seal iganes oli juhtunud või mis seal oli sündinud, aga ta ütleb ema imust ja alates, ta oli sündinud lausa sellisena. Need võisid olla siis ka, ma ei tea, meil oli kirjeldatud jällegi, et võisid olla nii-öelda ka väliselt alaarenenud, arvatavasti ka füüsiliselt vähemalt kindlasti, sest kui jalalihased ei ole kasutatud ja kui nad on lihtsalt nii-öelda rippunud seal all, siis ilmselgelt need on nõrgad. Jumal tegi ühe üleloomuliku asja seal veel, et ta andis talle jõu neid kasutada. Kujuta ette, kõik need jalad hakkasid liikuma, toimima, funktsioneerima. Amen. Samas nende andide puhul me peaks olema ka piisavalt, nagu öeldakse, tabama ära, kui Jumal meile selle sõna on andnud või selle nii-öelda konkreetse strateegia, mida teha. Ja kui see ime ei tule sul sel hetkel, vahest see võib olla samm-sammult tulla. Amen. Mul tuleb meelde, mõtlen kohe, mäletagi isegi, kes see oli, kas see oli ikkagi Benny Hinn vist oli, jaa. See oli ühel konkreetsel koosolekul, Jumal andis talle sõna ühe nagu minu arust, kas oli ühe poisi jaoks, kes oli samuti ka ratastoolis. Ja just seda oli lausa päevade viisi, kas oli mingisugusel konkreetsel koosolekul mingisuguse päevade pärast. Ta tõuset sealt välja. Ta oli ennast ootuses valmis pannud ja ta tõusis. Mitte järgmisel koosolekul ja mitte kohe ülejärgmisel, aga ühel nendel koosolekutel, mis oli järjest, tõusis välja sealt altastoolist. Amen. Ja see võib olla niisugune nagu, meil see strateegia võib olla väga mitmesugune. Meil peab olema, nagu öeldakse seda, et me oleme valmis kuulama Jumalat, sest tema on see, kes selle strateegia sulle annab. Ja see ei pruugi olla iga kord täpselt samasugune, täpselt identne, vahest see võib olla samasugune, nagu siin on selles situatsioonis. Aga me näeme siin siis, ta saab terveks, ta kõnnib ja ta lausa hüppab. Kiitus Jumalale. Nüüd see räägib sellest, et Jumal tegi ikka ühe korraliku töö. Ta lausa hüppab ja kargab. Ja ta kargas üles ja seisis ja kõndis ja läks ühes nendega pühakotta sisse kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. Nüüd siin on üks oluline asi jällegi. Nüüd, kus ta teadis Jumalat kiita, järelikult seal pidi mingi element olema, kus nad pöörasid selle asja puhul tähelepanu sellele, et Jumal on tema terveks teinud. Sest me ei tea tema õpetuslikku tausta, me ei tea, palju ta Jumala sõnast oli kuulnud, mingisugune arusaam ta võis olla, aga see on oluline ka, et isegi kui see ime toimub, sest sinu vastutus on pöörata inimese tähelepanu Jumalale. Amen. See, et anda au Jumalale. Amen, kas või ise seal samas juures kohe, lihtsalt tänama hakata Jumalat. Kiitus Jumalale. Amen. Ja see mees oli selle pihta saanud selles situatsioonis. Meil kõiki detaile siin ei ole kirjutatud, aga mingil kombel ta oli teada saanud, et Jumal on see, kes tema terveks on teinud. Amen. Nüüd see lugu läheb veel edasi. Vaatame korra 9. salm ja kõik rahvas nägi teda kõndivat ja Jumalat kiitvat. Nad tundsid tema, et ta on see sama, kes oli istunud kerjamas pühakoja ilusa värava ees ja nad panid seda väga imeks ja olid hämmastunud sellest, mis temal oli sündinud. Aga kui halvatu, kes oli terveks saanud, käis Peetruse ja Johannese kannul, jooksis kõik rahvas kokku nende juurde nõnda nimetatud Salomoni võlvitud hoonesse ja oli ärevil. Ja nüüd me näeme, Peetrus hakkab jutlustama seal. Üks asi ka, kui Jumal on teinud ühe ime vaimuanni kaudu, ära kaota võimalust kuulutada evangeeliumi selle juurde. On see siis ühele grupile inimestele, on see isegi kas või sellele samale inimesele. Nüüd saame aru sellest, mõni ütleb, et kas me võime ka uskmatute inimeste eest paluda, enne kui nad on nii-öelda oma elu Jeesusele andnud. Piibel ütleb, et minge kõike maailma kuut evangeeliumi kõige loodule. Samas ta ütleb, et seda samas ennem juba, või seda sees ütleb, haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks ja siin ei ole kirjutatud nende haigete peale, kes on oma elu Jeesusele andnud või päästetud saanud, nende peale panevad käed. Vaid ta ütles, et haigete peale. Ja sa võid väga sageli just nii-öelda paluda või panna haigete peale käed, kes ei ole oma elu veel Jeesusele andnud ja nad saavadki seal samas terveks. Mõni ütleb, kas ma pean siis nüüd patusepalve ennem paluma ja siis paluma, et ta võiks terveks saada. Vahest sa teed seda pidi, aga vahest sa teed seda teist pidi. Ärme pane enda jaoks jäika reegleid paika, kuidas iganes vaja on, tee seda. Aga samas, kui see inimene on terveks saanud, kui ta pole Jeesusest kuulnud, siis kindlasti ära jätta sellest rääkimata. Ja samas, kui seal on ümber inimesi, kui seal on keegi teine, kes seda on jälgimas või seda kuulmas, kuulutada alla ka.
ja samas, et tal võiks olla üks sõnum, mida ta võiks minna ka teistele edasi rääkima. Amen. Näiteks seesama seestunu, kellest see leegion välja aeti. Jeesus ajas selle terve hulga neid teemoneid välja temast ja ta oli terveks saanud ja mõistuse juures ja siis ta tahtis temaga kaasa tulla. Ja Jeesus ei lasknud ja ütles, et mine räägi oma omastele, mida suuri asju issand on sulle teinud. Ja ta tegelikult läkski ja kuulutas selles samas piirkonnas. Seal ütleb ta siis Dekapolis, tegelikult see on siis see piirkond, mitte ainult isegi üks linn, vaid kogu see piirkond. Ja läks ja hakkas rääkima igal pool sellest, mis Jumal oli temale teinud. Ja tegelikult, mis see oligi, et see, kes oli saanud ime või tervenemise, temast sai evangelist. Ja sageli see töötab veel kõige efektiivsemalt, sest tal on üks sõnum, ma olen terveks saanud, mul on üks ime toimunud, Jumal tegi seda ja see võib olla niivõrd vahetu, sest et saame aru, sellel mehel ei olnud mingisugust õpetuslikku sügavat sõnumit rääkida. Et nüüd me räägime selle üks punkti ja teise punkti, mis tema sõnum oli. See, et üks Jeesus tuli minu juurde või arvatavasti Jeesus tuli minu juurde, kuidas iganes ta seda sõnastas, ajas minust need kurjad vaimud välja ja ma sain terveks ja vabaks ja ma täna olen täiesti mõistuse juures, enne ma olin segamini täiesti ja see oligi tema sõnum. Seal on midagi sügavat evangelismi sõnumit ei olnud tal sellega isegi. Nii et see sõnum võib olla mõne inimese jaoks nii lihtne. See, et see tuli minu juurde, tema usub ka Jeesusesse, see palus minu eest Jeesuse nimel ja sain terveks. Ja see ongi see, mis ta kuulutab ja ta ei pruugigi enam väga palju rohkem teada. Küll ta hiljem saab teada seda. Et see ei tähenda, et sa ei või seda rääkida, aga selles mõttes me ei pea eeldama, et see inimene peab teadma kogu piiblit või piibli põhitõdesid või mida iganes. Evangelist võib olla keegi, või selles mõttes evangelist, saad aru, see, kes niile kuulutab Jumala sõna, võib olla ka igaüks tegelikult, täiesti see, kes eile sai päästetud. Amen. Niisiis, me näeme, siin juhtus see ja Peetrus kasutas seda võimalust ja kuulutas neile evangeeliumi ja terve hulk inimesi sai pärast seda päästetud selle läbi. Amen. Vaatame nüüd Mattuse 8. peatükki. Nüüd üks situatsioon jälle, kus toimib vaimuand selleks, et inimene võiks terveks saada. Mattuse 8.14 ütleb ja Peetrus tuli, Jeesus tuli ikka, ja Jeesus tuli Peetruse kotta ja nägi tema ämma olevat maas palavikus. Mõndal inimestel meeldib seda selle koha peal nalja teha, et kui Jumal teeb ämma terveks, siis ta tahab igaühe terveks teha. Nüüd, see ei ole hea nali, aga see tõde. Ta tahab tõesti igaühe terveks teha. Amen. Aga ta nägi siis ämma olevat maas palavikus. Siis Jeesus võttis ta käest kinni ja palavik lahkus temast. Ja ämm tõusis üles ja ümmardas teda. Aga õhtu tulles toodi tema juurde palju seestunud ja ta ajas vaimud välja sõnaga ja tegi haiget terveks. Et läheks täide, mis on öeldud prohveti Jesaja kaudu, tema võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved. Nüüd me näeme see huvitav viis, kuidas ta teenib. Nüüd ta näeb, et see ämm on seal maas ja palavikus. Nüüd selles situatsioonis jällegi puuduvad mitmed elemendid, mis on klassikalise usu puhul. Meil ei ole otseselt öeldud, et ta istus, õpetas talle Jumala sõna ja rääkis usust. Nüüd võimalik, et ta siiski oli seda kuulnud, sest et ta oli Peetruse ämm, et võimalik, et Peetrus oli talle rääkinud midagi, ma ei tea. Seda meile lihtsalt ei ole öeldud siin. Aga me näeme, et ta on haige ja nüüd, kui ta läheb tema juurde, siis see on esimene asi kohe. Ta on seal maas palavikus, ta võtab ta käest kinni ja ta saab terveks. Nüüd me näeme, et siin üsna kindel võib olla tegelikult, kuigi et meil ei ole kõiki nüansse, tegemist oli jällegi nii-öelda tervendamise andega kui sellisega. Ja see toimis lihtsalt puudutuse kaudu, käte peale panemine. Inimesele pandi käsi peale või võeti tema käest kinni. Ärme nüüd sellest ka ole nagu liiga religioossed, et käete peale panemise tähendab seda, et ma pean siis kellegile nii-öelda pea peale käe panema. Aga ta võttis tal käest kinni. Nii et siin selles mõttes ei pea ka religioosne olema. Vahest see puudutus võib olla kuidagi teistmoodi. Sa paned kellegile neisele inimesele, ma ei tea, käe õla peale või midagi sellist. Amen. Samas muidugi on üks asi, mis ma olen näinud piiblis ja seda on raske sulle võib-olla selgitada. Ma lihtsalt teen seda nii, nagu piibel õpetab. On see, et sageli piiblis pannakse käsi sellesse piirkonda, kus see probleem on. Nüüd,
miks seda teeb, mõni võiks öelda, aga Jumal ju viibib kõikjal ja kas ta ei oska, nagu öeldakse, ühest kehaosast teise minna, jah, tal ei ole probleemi sellega, ma usun. Aga ma ei tea, kas see on meie usu jaoks vajalik või on selle inimese usu jaoks vajalik, aga me näeme sageli, kui see sobib, ma rõhutan igaks juhuks, kui see sobib, siis sa võid sellesse piirkonda panna ka käe. Et me saame aru ka, et on kindlasti mõningaid kohti, kuhu ei sobi oma kätt panna. Et me igaks juhuks peab seda ütlema, sest et tänasel päeval sageli inimeste igasugused standardid on nii madalaks läinud, et need on nii-öelda topivad teist teab kuhu nii-öelda oma käsi ja peavaks seda väga normaalseks. Amen? Näiteks kui mina teenin naisterahvaid, siis ma isegi põhimõtteliselt ei pane nende käsi oma nendega kõhu peale. Kenneth Hagin küll räägib ühte tunnistust, kus Jumal üleloomulikult lihtsalt tuli tema üle, kus ta ühes situatsioonis nii-öelda lihtsalt Jumal lasi tal sellisel viisil teha. Ta isegi ei teadnud seda nagu päris, ta ei olnud nagu, kuidas öelda, ta oli juhas vaimus niivõrd, et ta isegi pärast hiljem, kelle teised rääkisid, mis ta oli teinud. Aga see on võib-olla rohkem erand kui reegel. Enamasti jääme, kui öeldakse, hoiame enda jaoks need raamistikud isegi veel kõrgemal, kui võib-olla isegi võib-olla kõige nii-öelda vajalik tundub. Amen. Et kui sa teenid inimest, siis ka, isegi kui see on see probleem, siis las ta paneb oma käe alla ja selles ei ole mingit küsimust, paned oma käsi otsa sinna. Amen. Aga siin siis näeme, et ta võtab ta käest kinni ja palavik lahkub temast. Huvitav on selle, kuidas ta väljendab seda. Palavik lahkus temast. Nüüd saame aru, et palavik ei ole isik, eks ju. Aga siiski ta kasutab sellist huvitavat väljendit. Aga sellepärast, et me näeme piiblis väga sageli, kui ka haigusi kästakse lahkuda, siis ongi just seesama, et neile antakse käsklus. Ja siis see puudutus andis ka ühe Jumala vaimu võidmise käsu ja see astus minema, see palavik. Nüüd see ei ole mitte lihtsalt võrdpilt, vaid see on jumalik printsiip. Saame aru, et palavik ei ole muidugi mingi isik või midagi sellist. Aga siiski see on see, kuidas Jumal kohtleb neid asju. Ja nüüd vaata, huvitav on see, et kui nüüd see oli toimunud, ütleb õhtu tulles toodi tema juurde palju seestunud ja ta ajas vaimud välja sõnaga ja tegi haiget terveks. Nüüd ka selles situatsioonis me ei tea täpselt, aga jällegi kirjelduse järgi tundub, miks ma kasutan sõna tundub, kuna kirjeldus lihtsalt ei anna kõiki nüansse. Et need inimesed ei pruukinud olla kuulnud jälle pikki õpetusi tervenemisest, Jumala sõnast ja Jumala tahtest neid terveks teha, aga nad tulid tema juurde siiski ootuses. Olemine näitab ikkagi, et neil oli ootus vähemalt. Siis nagu öeldakse, lihtsalt ajab kurjad vaimud välja ja teeb need haiged terveks ja neid saab tervete hulkade viisi terveks inimesi. Ja me võime nimetada seda tervendusvõidmiseks. Amen. Ja sageli see, nagu öeldakse, see võib vallanduda kas või mingiks perioodiks, sest sa näed just seesama, ta puudutas seda ämma tema kätt siis ja see sai nii-öelda palavik lahkus ja pärast seda toodi tema juurde. Me aru, et need inimesed, nagu öeldakse, olid ootuses. Isegi sageli need, kes tõid ja saavad seal samast terveks ja vabaks. Amen. Vaatame Johannese 5.1. Siin on jälle tegemist minu jaoks on see selles mõttes üks hea nagu hästi klassikaline näide vaimuanni toimimisest, kus on ka päris huvitav võrdpilt sisse pandud, et ma sageli olen kasutanud seda sama lugu nagu võrdlevalt ja pannud teda just selle sama veritõbise naise loo kõrvale. Ja need on nagu kaks sükest täiesti erinevat viisi tervenemiseks, aga siin on siis üks nendest, mis siis räägib just sellest, kuidas vaimuanni kaudu saadakse terveks. Johannese 5.1 ütleb, pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lambavärava ligi tiik, seda hüütakse heebra keeli petsataks. Sellel on 5 võlbitud hoonet, neis lamas hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, kõhetuid, kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes siis esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks. Olgu mis tahes haigusest ta oli. Aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas temale, isand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kuni ma tulen, astub teine mu eel sisse. Jeesus ütles temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis, aga see päev oli hingamispäev. Nüüd me näeme, üks asi, mis selle inimese puhul oli,
tal oli ootus, et terveks saada. Või vähemalt hea lootus, sest muidu ta ei oleks seal samas istunud. Aga siiski tal ei olnud kindlat usku, sest kindel usk ei ole see, et äkki ma saan terveks. Ma lähen proovin või olen siin, ootan, äkki mul õnnestub sinna kohale saada. Samas see äkki oli niivõrd ebarealistlik isegi veel. Sest mismoodi saab üks inimene, kes on siis, kas sa märkate, kui ta kirjeldab teda, seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud ja ta lamas selle maas, selle nii-öelda siis mingisuguse madratsi või mis iganes asja peal. Ja me võime aru saada, et tal oli kindlasti üsna raske liikuda. Kas pole nii? Me ei tea täpselt, mis tema täpne probleem oli või täpne diagnoos, aga me näeme, ja siis ta ütleb, et ja mul ei ole inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Aga ta on ikkagi seal ootamas. Me näeme seda, et sageli inimesed loodavad siiski abi saada. Ja väga palju ka isegi inimesi, kes isegi Jumalat ei tunne, kes on nii-öelda lootusetuks kuulutud, nad siiski loodavad mingit abi. Ja sageli on vajagi just neid samu inimesi, kes samamoodi kaastundes nende inimeste vastu on selleks kanaliks, kelle kaudu Jumal selle ime teeb ikkagi hoolimata nende inimeste usust. Ja siin ta on selles kohas ootamas ja nüüd huvitav on see, et Jeesus läheb sellesse kohta. Nüüd miks ta läheb sinna kohta? Nüüd Jeesus ei teinud asju juhuslikult. Ühes kohas, kus ta kirjeldab veel seda Johannese evangeeliumis, kus ta kuulutab, see on siis sellele naisele kaevu ääres, siis ta räägib sellest just, et tema roog või tema toit on teha Jumala tahtmist. Et järelikult me võime aru saada, et ta kogu aeg jälgis seda ja pööras sellele tähelepanu, et ta teeks seda, mida Jumal tal on käskinud teha. Amen? Ehk siis ta kuulis oma südames, ta teadis oma südames, ma arvan, et lihtsalt või sisemine tunnistus või tema südames või kõik need väljendid kasutada, nüüd see sõna kuulma kindlasti ei olnud füüsiliste kõrvadega, aga ta teadis oma südames, et ta peaks nüüd seda tegema. Amen? Ja nüüd, kui ta teeb seda, siis see ime sünnib, ta on siis selles, mis ta on, siis ta läheb ühte konkreetsesse kohta ja seal on ootamas üks konkreetne inimene. Nüüd, ma võime siin oletada, aga nagu öeldakse, meil pole mõtet oletuste juurde jääda, aga üks on selge, et mingisuguse informatsiooni Jumal sulle annab. Mine sellesse kohta, seal on üks inimene. Nüüd, kas Jeesusele anti kogu informatsioon, mine sinna sellesse kohta, seal on see haige inimene ja tee ta terveks. Võib-olla anti, võib-olla ei antud. Sageli Jumal ootab meiepoolset usku ja sõnakuulelikkust ja seal on lihtsalt ülesanne minna sellesse kohta. Siis, kui lähed sinna kohta, siis sa saad edasi järgmised juhised. Sageli Jumal tegutseb sedasi just. Ja Jeesus läks sellesse kohta ja ta näeb seda inimest seal haiget maas lamamas ja küsib ta käest, kas ta tahab terveks saada. Me näeme, et ta tahab terveks saada, aga tal ei ole usku terveks saada. Kas pole nii? Sest et ta vastab talle väga selgelt, isand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Siis järelikult ta on väga paljus oma ootuse ja usu pannud teiste inimeste peale. Amen? Niisiis, aga need ei ole need, kes pakuvad temale lahendust. Amen? Ja siis ta ootab seda inimest, aga siis Jeesus ütleb talle, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Niisiis me näeme, et ka tal on vaja midagi teha, aga kas sa märkad, mis juhtub siin 9. salmis? Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Nüüd me näeme, et siin jällegi selles situatsioonis on, et see ime toimub ennem, kui ta tõuseb ülesse. Me näeme, kui inimesed oma usu läbi asju teevad, siis sageli on see, et sel hetkel, kui nad tegutsevad, see ime juhtub. Aga siin juhtus ime ja siis ta tõusis ülesse. Järjegi on tegemist vaimuanni kaudu tervenemisega, kus Jumal kingib selle ime, teeb selle ime selle inimesele ja siis inimene nii-öelda registreerib, et näe, ime juhtus. Amen? Ja siis jällegi on vaja midagi, Jeesuse poolt oli vaja midagi teha. Ta ütles midagi konkreetset, ta tegutses mingil kombel, andis mingisuguse käskluse. Huvitav on see, et ta ütleb, et tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Miks ta lihtsalt oleks võinud tõusta ja oma voodi sinna jätta maha? Ei, aga ta andis just selle sõnumi, et võta oma voodi kõnni, aga siin oli hiljem, kui sa uurid seda lugu, siis sellele muidugi taotlus esitada väljakutse kõikvõimalikele kirjatundjatele, igasugustele variseridele, sest nende jaoks oli see, et sa ei tohi tööd teha, sa ei tohi seda voodit kanda hingamispäeval. Aga ta tahtis anda ühe sõnumi neile, et on olulisem midagi hingamispäevast.
sest Jumal tahab imesid teha. Amen. Nüüd vaatame veel mõnda tervenemislugu. Mattuse 7:32. Mattuse 7:32. Või vabandust, see Markuse 7, mitte Mattuse. Ütleb, ja tema juurde toodi kurt, kellel oli kidakeel, ehk siis see inimene ei kuulnud ja see inimene ei rääkinud. Ja paluti teda, et ta paneks oma käe tema peale. Me näeme siis, et need teised inimesed, kes olid seal juures, need olid siiski midagi ootasid. Siis ta võttis tema rahva seast kõrvale ja pistis oma sõrved temale kõrvu ja sülitas ning puudutas ta keelt. Vaatas üles taevasse, ohkas ja ütles talle, ehvata, see on mine lahti. Ja tema kõrvad läksid lahti ja keeleköödik pääses kohe valla ja ta rääkis selgesti. Ja ta keelas neid seda ühelegi rääkimast, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad kuulutasid seda. Inimesed hämmastusid üliväga ja ütlesid, kõik on ta hästi teinud, kurdid teeb ta kuulma ja keeletud rääkima. Nüüd, kui sa vaatad seda järjekorda jälle, mismoodi ta tegutseb, me võime näha vähemalt nende inimeste ootust, kes siis toovad tema juurde või ta juurde toodi, ütleb see kurt, ja kellel oli siis kidakeel ehk siis ka ei kõnelenud. Me näeme nende inimeste ootust. Amen. Ootus on väga oluline asi, et imed võiksid sündida. Ja siis huvitav on see, et ütleb, siis ta võttis tema rahva seast kõrvale. See on üks tarkus ka tegelikult. Ta peab olema lihtsalt Jumala vaimust juhitud. Mõningates situatsioonis, näiteks ma olen siin koguduses ka isegi teinud seda vahest, kui ma olen teeninud inimesi, näiteks kas käed või jalad on kasvanud, siis ma olen öelnud, et tulge, kes te tahate näha Jumala inimesed, tulge vaadake. Nüüd siin ei ole sellest midagi juttu. Nüüd äkki see hoopis nagu peidetakse ära lausa. Nüüd miks ta nii teeb? Nüüd ongi mõningad situatsioonid, kus see tähelepanu ja ka kus inimeste vähene ootus või usk võib olla takistuseks, et see ime võiks sündida. Sest Jumal teeb imesid teatud õhkkonnas. Ja et me vahetevahel meil on vaja seda õhkkonda muuta ja sellepärast on vaja see inimene viia teatud keskkonnast või situatsioonist välja. Siin on üks lugu, mida ma hakkan ka kohe vaatama mõne hetke pärast, kus midagi sarnast tegelikult tehti. Amen? Vaatame korra seda natuke ka veel. Detailid tegelikult, kuidas ta teenib, on päris huvitav. Ütleb, et ta võttis tema rahva seast kõrvale, pistis oma sõrved temale kõrvu ja sülitas ning puudutas ta keelt. Nüüd, kui sul on näpud inimese kõrvas ja sa sülitad ja puudutad ta keelt, nüüd me võime seda vaadata ühtemoodi, me võime seda vaadata teistmoodi. Sest et võimalik, et ta võttis nad siiski jälle uuesti ära. Ma arvaks, et ta vist oli siiski nii. Nüüd samas me ei pea ka seda võimatuks, sest me näeme see viis, kuidas Jeesus sageli inimesi teenib, ei ole väga selline standardne ja ülimalt välja peetud. Amen. Aga igal juhul mingil kombel me näeme siis, mina arvan, kuna mul kõiki nüansse siin ei ole, siis ma arvan, sellepärast ma ei saa 100% sul kõik öelda, et ta siis paneb näpud temale kõrvu, ehk siis sedasi sisse siia ja sülitab ja puudutab keelde, ta kasvatavasti ta sülitas oma nii-öelda kätte peale või näppude peale ja puudutas seda keelt. Nüüd, miks nii? Nüüd siin ongi jällegi tervendamiste anded, ehk siis on siis teatud tüüpi võidmine või Jumala ligiolu mingit laadi teenimiseks. Jumal teeb seda, et sinu sülg võib kanda Jumala väge. Nüüd tänase päeva inimesed vahest on, saad aru, me oleme ikkagi nii-öelda 21. sajandis ja inimesed tahavad olla esteedid ja
selles võib olla muidugi, me ei pea ütlema, et me peame nüüd, nagu öeldakse, minema mitmetse sajandite tagusesse käitumismalidesse tagasi, aga vahest mõndade inimeste jaoks on sükesed asjad niivõrd nagu eemale tõukavad või tülgastust tekitavad, kuidas ta võis niimoodi teha. Esiteks, üks asi, vahest ongi sama tervenemise puhul, meil tuleb astuda oma mugavustsoonist välja. Mõned inimesed ei ole nõus näiteks isegi kellegi jalgu oma kätte võtma. Mul saavad mustaks need. Tal on võib-olla tallaalused mustad ja no, puhastada pärast ära või pesed ära, no mõni mure. See on ka näitab sinu nii-öelda alandlikkust ja samas ka alandumist Jumala ees, et sa oled valmis teisi inimesi teenima. Võtma teise esimese jalad, kes mis võivad mustad olla, mõtlen siis ainult jalanõud isegi. Enamasti ma ei ole jalanõusid jalast ära võtnud puhtalt sellepärast, et mõõta on lihtsam, kui on jalanõud jalas. See on ainult see põhjus. Mitte sellepärast, et mul oleks probleemi võib-olla, et sellega, et kellelgi on võib-olla sokid lõhnavad liiga palju ideaalist. Ja kui need peaks ka lõhnama, siis peaks sellega ka hakkama saama. Amen. Nüüd aga mis iganes see on siis, aga just see, et sa oled valmis inimesi teenima, aga tema paneb näpud kõrva. Nüüd siin jällegi 21. sajandi esteedid ei oleks seda valmis tegema, aga sul kuule näpud kõrvad võivad ju natukene kuidagi vaiguga või midagi koos olla, ma panen inimesed näpud kõrva ja saavad ju kuidagi, ma ei taha neid panna näpu kõrva. Ja siis teine asi veel, et ta sülitab käe peale inimese sülge, paneb teise inimese keele vastu oma sülje. Jube, õudne, võigas, kuidas ta võib nii käituda. Nüüd Jeesus tegi seda. Nüüd miks ta seda tegi? Sest et Jumala vaim lihtsalt ütles nii, ja ongi kõik. Nüüd siin ongi seesama, et vaata vahel ma olen teeninud, mitte täpi pealt samal viisil, ma ei ole küll päris vasta keelt inimestele pannud, aga ma olen süljega niimoodi teeninud, ma olen inimestele otsa ette pannud ja inimesed on nagu öeldakse sellega hakkama saanud, ma ei mäleta, kas ma hoiatasin neid ette või mitte. Ma olen näiteks näinud ka ühte Jumala sulast, kes teenis sellisel viisil, et sageli Jumala, kui ta oli teenimas, siis kuna lihtsalt oli võib-olla kas soojem ruum või mis iganes, või lihtsalt oli sellist tüüpi inimene, kes võib-olla natuke higistas ja ta tõmbas otsa esiselt higi ja teenis sellisel viisil ja pani inimestele käsi peale just need higised käed. Ja Jumala võidmine oli selle üle tõsiselt massiivne. Võtab oma otsa eest higi või kus iganes, ta võtab ja määrib mulle seda peale. Nüüd nagu öeldakse, see ongi see, et kas sa tahad abi või kas sa ei taha abi. Kas sa oled valmis sellest üle saama. Sellest, ma ei tea, mis higi või mis iganes, see ei tee sulle midagi hirmsat. Amen. Vahest mõned inimesed on liiga esteedid ja sellepärast võivad jääda oma imest ilma võib-olla isegi. Amen. Me peame valmis selleks, kui see on vajalik, siis lasta olla. Ja ma tean, just see oli ka Kent Hagen räägib nüüd imesid, kus tema teab ühte just jutlustajat, kes omal ajal teenis, keda ta nägi, kes nagu öeldakse, teenis just sellisel viisil, et ta nagu öeldakse, läks inimestest mööda ja sülitas neile otse järjest peale. Ja need inimesed plaks Jumala võidmisest said terveks. Nüüd ka selline asi, kui sa ei ole, vahest see võib planeerimatult juhtuda jutlustajal, aga kui sa planeeritult päris seda teinud, siis see peab tõesti olema ka, et sa oled veendunud, et Jumala võidmine on selle taga. Amen. Amen. Üks asi, mis ma hoiatan sulle igaks juhuks, kuna ma tean, et Jumal on sellise plaaniga meie koguduses ka liikuda eriskummalistes võidmistes. Nüüd ma ei hüppa sellesse kohe pea ees sisse, aga kindlasti sa saad nägema siin eriskummalisi teenimisviise. Ja Jumal hakkab inimesi tervendama ja saab olema ka inimesi, kes saavad, nagu öeldakse, avaldama oma arvamust ja ütlema selle kohta ja või kritiseerima selliste teenimisviiside või asjade kohta, aga viljad on need, mis kinnitavad seda. Ja sageli Jumala kohtumõistmine võib sellistes kohtades tulla. Ärme torgi selliseid asju, sest et kui Jumala vaim on midagi tegemas ja kui keegi hakkab seda kas halvustama või mõnitama, siis see ei ole naljaasi enam. Amen. Et me peame olema need, kes tunneme ära selle, kui on tegemist. Me ei räägi veidrusi, mis on väljaspool Jumala sõna printsiipe, vaid me räägime sellest, mis on tõesti Jumala vaimust inspireerituna. Meil on positiivsed viljad, mis annavad au Jumalale, toovad inimesele tervenemise. Amen. Kiitus Jumalale. Mina olen vist kõige väiksema külmatundlikkusega või. Panen siit natuke juurde. Mul on kõige soojem lihtsalt siin. Nii, kiitus Jumalale, aga ma usun, et sa kannad veel ära. Peaks mõndas kogudustes, kus on suvel hästi lühikeste kleitidega naised käivad, siis on esimesel real on vahest need katteseelikud peal.
midagi seelikud või sellised katteriided, mis on nendel, kui inimesed maha kukuvad väes. Ja need me peaks panema õlgade peale sellised soojenduse asjad peale. Miks ma seda rääkisin, minu arust oli see koomiline, ma mäletan, kunagi ma olin ühes koguduses, oli püha vaimu koosolek välja kuulutatud ja inimesed vahest olid esimeses reas ja olid nii miniseelikud, et mitte jutlustajat häirida, siis nad panid need samad asjad nendele põlvede peale. Ma mõtlesin, et äkki võiks lühema seelikuga tulla, et mitte jutlustajat häirida. Või pandus mitte pühemaga. Pikemaga ma tahtsin öelda. Naine parandab mind igaks juhuks, et pikemaga muidu mõjub see halvasti väga see jutt. Pikemaga, mitte lühemaga, ma tahtsin öelda. Okei, las ta olla. Ja siis muuseas ma mäletan, meil oli Paides piiblikoolis täpne reegel, kui pikalt pidid olema naisterahvaste seelikud. Nüüd me ei pea seda täpselt reeglina sulle ära mõõtma, ma mäletan, see oli mingisuguse süsteemiga mitu näppu, 2 näppu, kõige lühem siis, 2 näppu üle põlve võis olla, et lühemaks ei tohtinud enam minna. Nüüd las ta olla, piiblikoolides peavad olema konkreetsemad mingisugused määratlused ja reeglid, aga igaüks peab ära tundma, mis on nagu sobib ja kena. Amen. Ma arvan, et kui aluspüksid ikka paistavad, siis ikka enam ei sobi. Miks ma räägin seda, sest suveaeg on ja sageli tänavatel sa võid vahest näha inimesi, kellega võib olla, nagu öeldakse, raske isegi suhelda, sellepärast, et nende riietus on selline. Oled sa siin või? Okei, ma ei hakka edasi minema selle teemaga, aga ma ütlen, meesterahvastel kindlasti võib olla raske isegi suhelda mõne naisterahvaga. Nii, ja vaatame Markuse 8:22. Markuse 8:22. Ütleb, ja nad tulevad Betsaidasse ja juurde tuuakse pime ja nad paluvad teda, et ta teda puudutaks. Siis ta haarab pimeda käest kinni ja viis ta alevist välja, sülitas temale silmi ning pani oma käed ta peale ja küsis talt, kas sa näed midagi. Tema vaatas ning ütles, ma näen inimesi, ma näen neid nagu puid kõndimas, siis ta pani taas oma käed ta silmadele ja nüüd ta vaatas teravasti ja oli jälle terve ja ta nägi kõike selgesti. Ja ta saatis tema koju ning ütles, ära minegi külasse. Nüüd jällegi huvitav lugu, siin on päris mitmeid huvitavaid elemente sees. Ta tuleb siis sellesse konkreetsesse kohta, sinna Betsaidasse ja ta tuuakse pime. Ja siis palutakse, et ta võiks teda puudutada. Me näeme, et nad ootavad siis jällegi mingit imet. Nüüd samas nad kirjutavad talle mingil kombel ette, mismoodi ta peaks teda teenima. Nüüd see on ka üks asi, vahest inimesed, nagu öeldakse, ütlevad sulle mingil kombel, mismoodi sa peaksid seda teenima, et kas sa paluksid minu eest. Näiteks väga klassikaline on see, et tullakse sinu juurde, kas te võiksite mu eest paluda, mul on see terviseprobleem, mul on see teine asi, mis iganes. Nüüd, ja sageli inimesed mõtlevad loogikaga, see tähendab seda, et me paneme talle käed peale ja palume siis või ütleme, et siis käsime sellel haigusel lahkuda. Nüüd, ole Jumala vaimust juhitud, vahest Jumal ütleb sulle midagi muud. Või lisab midagi muud sinna juurde, selle juurde, selle teenimise juurde. Sest siin me näeme, ta küll puudutab teda, aga kõigepealt siis süljega, eks ju, ja siis paneb talle käed peale. Nüüd jällegi, miks ta teeb nii? Tegemist on jällegi siis tervendusvõidmisega või siis tervendamisanniga kui sellisega, kus ta teenib teda nagu just sellisel viisil, nagu Jumala vaim annab tal teenida, sest et see on sõnakuulelikkus on see element just. Sõnakuulelikkus toob selle tulemuse, et tal on sõnakuulelik selle situatsioonis ja nüüd tänu sellele sõnakuulelikkusele see ime sünnib. Ja siis ta haarab pimeda käest kinni ja viis ta alevist välja. Eelmises loos oli, mis siis ta tegi, siis viis ta kõrvale. Ja siin selles situatsioonis ta viib lausa ta alevist välja. Nüüd probleem ei ole selles, et see alev oleks nagu mingisugune veider koht, ja mõni ütleb, et siin äkki ei olnud erilist Jumala võidmist selles alevis, et tuleb ta alevist ära viia. Küsimus ei ole selles, vaid vahetevahel on see, et inimesed oma hoiakute ja suhtumiste, kes on seal ümber, loovad keskkonna, kus Jumal ei saa imesid teha. Nii et see on seesama just, et vahest mõni inimene tuleb sellest keskkonnast välja viia. Ma olen seda rääkinud varem ja see on piibliga kooskõlas, vahest on, nagu öeldakse, mõned imed ei toimu, enne kui inimesed ei lahku teatud kohast. Oled sa siin või? Mis ma mõtlen selle koha all?
see koht võib olla võib-olla kõige karmima kõlav, see võib olla kogudus. Oled sa siin või? Mõned inimesed ei saa kunagi terveks, kui nad ei lahku teatud kogudusest. Nüüd see ei ole küsimus selles, võib-olla selle koguduse mingisuguses nimes või mingis asjas, kui see on koht, kus kulutatakse uskmatust, kulutatakse seda, et nagunii ta kunagi terveks ei saa või midagi taolist, siis selles kohas kindlasti ta ei saa terveks ka. Amen? Ja sellest ma ei pane sinna mingit koguduse nime külge midagi taolist. Ja sükest asja ma ka ei ütle üldreeglina inimesele otse niimoodi plärtst, et sa pead siit ära minema. Mis mõttes üldreeglina? Ainult sel juhul, kui Jumala vaim annab mulle seda spetsiifiliselt öelda. Ma olen seda ühe korra ühele inimesele privaatselt ütelnud. Sa pead siit sellest kogudusest lahkuma. Ja see inimesel oli piisavalt tarkust, et ta seda tegi ja Jumal sai tema elu tegelikult seada korda. See oli küll tervenemisega seotud otseselt, ta ühe teise asjaga seotud, kus talle nii-öelda tema ajusid loputati ja tema elu nii-öelda nüristati lihtsalt ühe teise vale arusaamaga, mis puudutas abielu lahutuse teemat. Temast sõltumatult põhjustel oli tema naine nii-öelda temast lahkunu läinud ja see ei olnud nii-öelda isegi, küsimus ei ole alati selles süüs või mis iganes, aga iva oli selles, et see oli toimunud ja sa ei saa neid asju alati tagasi keerata ja kõik olematuks teha. Oled sa siin? Ja siis, nagu öeldakse talle öeldud, et sina ei saa enam abielluda, sina pead vallaliseks jääma. Seda piibel muuseas ei õpeta. Siin. Ja ta mugu rääkis sellest, mis ma teen sellega. Et see mu endine naine, ta ei ole huvitatud üldse Jumalast enam ja Jumala asjadest, mismoodi ma saaks taga üldse kokku enam tullagi, et kas ma peangi jääma vallaliseks. Ja ta oli suhteliselt noor mees, minust tolle ajal alla 30, isegi võib-olla isegi lausa 25 ringis, midagi sellist. Mis ma teen oma eluga? Ja ma ütlesin talle, sa pead siit kogudusest lahkuma. Ja näitasin talle Jumala sõnast, et Jumala sõna ei õpeta sellist asja. Saame aru, mitte see, et me nii-öelda ütleme, et kui kellelegi ei meeldi, lahutage ära, vaid see on see, et kui see on toimunud, sa ei saa alati kõiki asju muuta, see kõik ei sõltu sinust. Inimestel on vaba tahe olemas. Amen? Ja inimesed teevad vahest vigu, mis iganes, aga sellegi poolest Jumal on armuline. Amen? Abielu lahutus ei ole andestamatu patt, kiitus Jumalale. Amen? Mitte seda, et me ütleme, et seda peaks sihtima selle suunas ja sellisel viisil nii-öelda elama hakkama. Amen? Aga siiski. Ja nüüd ma ütlesin talle, et lahku sealt ja mingi, ma ei mäleta mitu aastat hiljem see oli iganes, kuskil võib-olla, ma arvan, et see võis 3-4 aastat hiljem, ma kohtasin ta ühes teises koguduses, ta oli teinud selle sammu. Ta oli uuesti abielus, tal olid lapsed, ta elas Jumala plaanis, Jumala nii-öelda tahet tegi ja oli õnnelik. Kiitus Jumalale. Amen. Jumal tahab, et inimene läheb edasi. Ta elus juhtus midagi, see ei tähenda seda, et ta peab sinna maha jääma ja tema kogu elu on selle pärast sassis. Amen. Ja vahest mõni inimene peab lahkuma mõnest kogudusest. Mitte see, et kindlasti on oluline, ma õpetasin talle ka seda, sa ei tohi mitte mingit kibedust kanda nende suhtes, mitte mingit pahandumist, sa pead õnnistama, nende eest paluma ja nendele head soovima. Nad võib-olla ei teadnud, nad ei osanud paremini, ma õpetasin seda kindlasti igale taha, et see on väga oluline, sa pead õige hoiakuga, õige suhtumisega, armastuses tegema seda. Amen. Ja ta tegi seda, ma usun. Ja tänasel päeval Jumal on teda õnnistanud, ta läheb oma eluga edasi. Amen. Et see on niisugune asi, et siin situatsioonis me näeme ka, ta oli vaja see inimene sealt ära tuua lausa. Saame aru, kui inimesed ei õpeta teatud asju, see ei tähenda seda, et nad teevad pahatahtlikult. Nad ei tee seda pahatahtlikult, nad ei tee seda kiusu pärast, nad ei tee seda, et nad kedagi vihkavad. Nad sageli ei tea paremini, keegi ei ole rääkinud neile midagi. Amen. Ja ma usun, et Jumal annab ka meile seda võimalust armastuses paljudele, kes seda võib-olla ei mõista, mis Jumal räägib tervenemisest rääkida veel. Amen. Olla valguseks, julgustuseks, inspiratsioonist neile, kes võib-olla ei mõista neid asju või ei ole kogu tõde kuulnud. Amen. See on oluline, et meil on seda tarkust. Amen. Aga vahest on situatsioonid, kus tuleb lahkuda kuskilt kohast. Siin oli siis tegemist mitte niivõrd kogudusega küll, aga konkreetse asulaga, kus ta pidi lahkuma. Vahest see on koht ka, mõni inimene peab teatud nii-öelda seltskonnast lahkuma, et tema elu muutuks. Kui räägime tervenemisest. Teatud inimestega mitte enam läbi käima. Nüüd siin ei saa mingi täpset reeglit sulle anda, et see inimene on, ja see ei ole mitte see lähtekoht, see inimene on paha, see inimene on õel, see inimene on see. Me ei peaks olema niisugused nii-öelda halvustajad ja kriitikud inimeste suhtes, vaid on vahest asjad, kus inimesed jällegi oma teadmatuse, nõrkuse, rumaluse, õpetamatuse pärast võivad sinusse süstida valesid asju ja sina ei pruugi olla kohas täna, et nagu sellest olla veel üle.
või see inimene, kes ütleme ka haige on, et ta ei ole valmis omaenda usus edasi minema ja kasvama ja murdma läbi, kuna lihtsalt temasse süstitakse väga palju negatiivseid asju, mis tal on vaja kas või mingiks perioodiks vahest oma kontakte või suhteid või sidemeid muuta inimestega. Amen? Et see võib vahest sinu jaoks ka olla ja vahest on ka see, et kui see sinu teha on, kui keegi inimene näiteks on su lähedane, on kuskil haiglas ja kui see on sinu mõjutada, siis luua, et igaüks ei saa sinna lihtsalt minna ja hakata temale mingisugust uskmatust ja surma ja mida iganes hävingut rääkima talle. Ja külastama minna teda selleks, et teda haletseda või temaga koos nii-öelda mõttetus mõttes nagu nutta. Piibel küll õpetab koos nendega nutma, kes on, nagu öeldakse, haiget sõnu, ta räägib hoopis kaastundest kui sellisest, mitte lihtsalt nutmisest nutmise pärast. Amen? Aga siin me näeme siis, et ta nagu öeldakse, viib ta välja sellest külast. Ja siis ta ütleb, haarab pimeda käest kinni, viis ta alevist välja, sülitas temale silmi ning pani oma käed ta peale ja küsis talt. Me näeme siis, siin kasutatakse teist korda juba sülge, võib aimata, meil ei ole täpset kirjeldust, et ka Jeesuse kaudu sageli just Jumal kasutas sülge inimeste tervendamisel. Sest me näeme, ta kasutab ühte kohas veel, kus ta sülitab maha ja teeb süljest muda või sellest muda ja nii-öelda mulla ja sülje segab segamini ja teeb sellest muda ja paneb inimesele silma. Et me näeme, et Jumal kasutas sellist tüüpi teenimisviisi tema puhul päris mitmeid kordi. Miks Jumal seda teeb? Lõplikku kirjeldust sulle ei ole anda, aga järelikult mingil kombel Jumala võidmine kandub selle sülje sisse. Samamoodi nagu Jumal riideesemete sisse, Jumala võidmine ja vägi võib minna. Järelikult ka see sülg võib kanda Jumala väge. Ma võin sulle mingisuguse idee pakkuda, aga see ei ole võib-olla piibli mingi täpne kirjeldus. Kui Jumala sõna tuleb sinu suust, siis tuleb siis Jumala vägi ka sinu suust. Amen. Aga see ei ole mingisugune sügav õpetus, saame aru, eks ju. Aga igal Jumal kasutab seda. Amen. Ja kui sul on mingis situatsioonis õhutus seda teha, tee seda. Amen. See ei nagu öeldakse, või küll tobe väljendus, aga see ei tapa kedagi ära. Teda seda ilma teha, on ju? See ei juhtu taga midagi selle peale. Ja ma arvan, et äkki sina suudad ka selle välja kannatada. Kui keegi paneb sinu peale oma süljese käe või midagi taolist, kui sa tahad abi saada või terveks saada. Amen? Jeesus tegi seda, ta lausa sülitas, me võime kasutada väljendit, sülitas talle näkku. Kas pole nii? Sülitas temale silmi. Enam-vähem tegelikult, midagi vahet väga ei ole. Või ta läks võib-olla ühe silma juurde ja sülitas ühe korra, teise silma juurde, teise korra. Et nagu täpne olla. Aga Jumal kasutas järelikult selles süljes oli Jumala ligiolu, mis sai kantud siia tema silmadele. Jumal otsustas, et see peab nii toimuma. Sõnakuulelikkus, teeme ära. Amen. Nüüd me näeme, huvitav selle juures on ka see jällegi, ütleb, kas sa näed midagi. Nüüd ta siis sülitab talle ja paneb ta käed peale ja küsib talt, kas sa näed midagi. Tema vastas ning ütles, ma näen inimesi, näen neid nagu puid kõndimas. Me näeme siis, et toimus nagu osaline tervenemine. Ei toimunud tervenemist koheselt. Osaline tervenemine toimus. Niisiis oli kasutatud mõlemaid asju, mida Jumal oli nagu talle südamesse andnud, aga ei toimunud kohest ja hetkelist tervenemist, vaid osaline. Tähendab seda, et silmad hakkas nii-öelda uduselt midagi nägema, mingisugust ebamäärast pilti siis. Ta kirjeldab seda, et nagu näeb inimesi nagu puid ja nagu lihtsalt arvatavasti mingid nagu nii-öelda kriipse justkui liikumas, aga enamat selgemat ei näe. Ja siis ta ütleb, ja siis ta pani taas oma käed tema silmadele. Ja nüüd ta vaatas teravasti ja oli jälle terve ja ta nägi kõike selgesti. Niisiis mõned inimesed vahest küsivad, kas on õige panna inimestele mitmeid kordi ühe sama asja pärast käsi. Ja see ei ole vale. Sageli eriti, kus on tegemist just haigete teenimisega Jumala võidmise läbi. Ma olen ise seda ka teinud, ütleme eriti, kui ma olen pannud siin, teeninud inimesi ja pannud näiteks neid jalgu mõõtnud ja jalad on kasvanud õigesse pikkusse ja tõuseb üles, aga kuule, mul seljas ikka valutab. Siis ma panen sageli tema selja peale käe ja käsin selle valu kaduda. Siis ma küsin, kas see valu on ära kadunud. Juba paremaks on läinud, aga täiesti ei ole veel kadunud. Siis ma ütlen, panen uuesti tegema käe peale, ütlen Jeesuse nimel valu kao täielikult. Ja siis see taandub. Et see ei ole vale. Vahest võib olla mitu korda. Me ei saa isegi välistada, et kas või 3 korda. Lase käia, kui vaja. Amen.
et sa paned kas või mitu korda inimestel käsi peale ja Jumala võidmine läheb ja teeb selle töö. Ja siis, et ärme siin ka nagu öeldakse, jää mingisugusesse raami kinni. Ja siis ta paneb talle käed silmadele ja ta vaatas teravasti ja oli jälle terve ja nägi kõike selgesti. Me näeme siis, et pilt oli täiesti selge. Ja siis ta ütleb, ja ta saatis tema koju ning ütles, ära minegi külasse. Nüüd see on ka üks asi, et kui sa tood inimese uskmatuse õhkkonnast välja, siis kindlasti ta ei tohi sinna ka pärast tagasi minna. Nüüd mõni küsib öelda, kus sa tead, et uskmatuse õhkkonnast? Kui sa otsid välja Uuest Testamendist sõna Betsaida, siis meil on olemas väga selge kirjakoht, kus Jeesus sõitleb linnasid ja räägib nende uskmatust just seoses sellega, et nad on näinud imesid ja tunnustähti ja nad ikkagi ei usu. Ja seal seas on Betsaida lausa nimeliselt ära mainitud. Järelikult siit me võime kindlalt näha, et see oli piirkond ja koht, kus olid inimesed uskmatuses. Kus olid nad käitunud selles mõttes, et Jumal oli teinud hämmastavaid asju nende seas ja nad ikkagi otsustasid mitte uskuda. Või otsida ise välja. Väga lihtne tänapäeval meil otsida nii-öelda tehniliselt piiblist asju, kirjutad selle sama sõna Betsaida ja sa leiad kohe, see on ühes kirjakohas, kus Jeesus sõitleb uskmatuid linnu. Nii et me võime kindlalt öelda, kuna Piibel räägib sellest, et Jeesus ei saanud tunnustähti imesid teha ka oma kodukohas nende uskmatuse pärast, siis ilmselgelt me võime näha, et see on ka see põhjus, miks ta viib ta sealt välja ja ei lubagi tal sinna tagasi minna. Nii et see ei olnud see, et mingisugune piirkond oli mingi maagiline, negatiivse, mis iganes, ma ei tea, negatiivse võidmisega või negatiivse auraga või seal oli palju teemoneid. Ei, see ei ole midagi sellega pistmist, see on inimeste uskmatus ja valed hoiakud, mis lõid selle keskkonna ja selle õhkkonna, kus Jumal ei saanud teatud asju teha. Ja sellest oli vaja tal lahkuda ja mitte tagasi minna. Amen. Ja mõningaid kohti, kus tuleb lahkuda ja mitte tagasi minna. Amen. Kiitus Jumalale. Ma arvan, et ma võtan selle asja täna siin kokku. Sa võid veel ise vaadata Johannese 9.1, kuidas muda mehe silmadesse määritakse. Amen. Jällegi midagi sarnast, kasutatakse sülge ja muda ja Jumal tervendab selle kaudu. Nii et Jumal tahab, et sellised tervendamisanded võiksid meie kaudu tegutseda. Need on siis anded mitmu sees. Erinevad viisid, kuidas sa teenid, või ka erinevate haiguste suhtes, mille suhtes sa teenid. Amen? Kas tõuseme üles koos? Kiitus Jumalale. Halleluuja. Isa, ma tänan, et sinu võidmine on siin selles paigas. Sinu ligiolu on siin selles paigas. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Isa, ma tänan sind, et sina teed tööd inimeste seas, sina tervendad, sina taastad ja sina sead nende elus asjad korda. Tänu sulle, Isa. Jeesuse nimel. Tänu sulle, Isa. Isa, me taotleme, et vaimuannid võiksid meie seas tegutseda. Tegutseda meie seas, meie kaudu, siin selles samas paigas, inimeste seas, kelle juurde me läheme, kellega me kokku puutume. Ja Isa, las inimestel olla südakuulelikud südamed. Isa, et me oleme valmis kuuletuma, oleme valmis tegema seda, mis Jumal meile ütleb. Astume selle sisse ja näeme tunnustähti, imesid ja tervenemisi toimumas meie kaudu. Amen, amen ja amen. Kiitus Jumala, võime istuda. Kindlasti loe need üle, sest need tekitavad sinus usku. Samas ka sageli Jumal võib õhutada sind sarnastel viisidel tegutsema teatud olukordades. Amen. Sest need ongi ju piibelikud eeskujud, mis meile on antud, mille järgi me peame tegutsema. Amen. Kiitus Jumala.